loodetavasti kõigile see sobib. Mina olen Raul ja koos minuga on siin Ain. Me oleme koos siis algatanud aastaid tagasi nähtuse nimega liiklusohutuse auditi portaal, kus oleme käsitlenud liiklusohutuse teemasid ja ka Facebookis. Meie Facebooki lehekülg pandi siin 1,5 aastat tagasi lambist kinni ja Facebookiga ei õnnestunud seda lahti saada nende nii-öelda tehisintellektiga, nii et see läks sinna musta auku. Meil on nüüd olemas eraldi grupp, kus saab siis ka arutada, et loodetavasti gruppi keegi kinni ei pane. Ja tänaseks on meil 2 teemat tõstatatud. Üks on siis üks ristmik Võrumaal, kus on pärast ümberehitust avariisid olnud palju. Ja teine teema oli siin tõstatatud, aga teema tõstataja ise, ma ei ole kindel, kas on üldse kohal hetkel, oli siis Saue laagri vahel arendustega seotud uue ristmiku planeerimine, aga vaatame, mis me sellest leiame. Aga enne esimese teema juurde minekut ma juhin tähelepanu, et siin oli eelmisel nädalal või oli see sellel nädalal üks loeng Tallinna Ülikoolis Hollandi professor Marko de Brømmestoet, tuntud selline kestliku liikuvuse edendaja ja jalgrattaliikuvuse edendaja, ja ta rääkis siis nii-öelda nendest narratiividest, mis meie nii-öelda maailmapilti kujundavad, ja ma soovitan seda vaadata, kui te veel ei ole vaadanud. Samas on olemas ka veebikoolitus nendest liikuvuse narratiividest. Ma ise olen selle eelmisel aastal läbi teinud, aga hetkel on võimalik seda teha. Aga kui sobib, siis võime nüüd minna esimese teema juurde ja siin oli uudis ja ma vaatan, et Tõnis on meil ka liini peal, kes oli Postimehele ka kommenteerinud seda ristmikku siin, nimelt siis Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa maanteel, põhimaantee, TNT võrgus, kus 4-haruline ristmik läbis uuenduskuuri ja pärast seda on hakanud juhtuma. Ja saab vaadata, milline see ristmik oli ennem Google Mapsist, Google Earthist, tavaline, või tegelikult on siin praegu näha viimane pilt koos nende uute saartega. See on hea, et Street Views uuendatakse pea iga-aastaselt neid pilte, et varasemat situatsiooni ilmselt näeme siit, kus on siin on vasakpöörde laiend ühel suunal ja teisel suunal, et niisugune lai lennuväli. Noh, me ei saa öelda, et see nüüd ohuturistmik oli, et ju ta ümberehitust vajas ja siis see nüüd on tehtud, aga ikkagi ei ole ohutu. Ja see ei ole meil Eesti praktikas esimene kord, kui liiklusohtliku koha likvideerimise sildi all midagi tehakse, aga ehitatud saab, aga ohutumaks ei lähe. Tõnis, ma ei tea, kas sa soovid kommenteerida, ma saan aru, et sa oled tutvunud nende avariidega ja oled rohkem kohalik ka, et kuidas sina näed seda olukorda? Jaa, tere! Ma olen ise siin kohalik ja neid õnnetusi on peale seda ümberehitust päris kõvasti tekkima hakanud. Et nagu sa ütlesid, et enne oli selline suur lennuväli, mis tegelikult ta oli ohtlik, aga teistpidi võtame Tartu poolt tulles, Võru poole sõites, siis mahtus sinna 3 autot ära. Üks, kes tahtis teha vasakpööret, üks, kes tahtis minna paremale ja keskelt mahtus veel ilusti otse läbi sõitma. Aga nüüd probleem ongi just sellega, kes Tartu poolt tulevad ja tahavad pöörata siis vasakule Raiste suunas siit pildi pealt ja sinna tehti see ohutussaar vahele.
ja need ohutussaared on siis, või no see Võru poolt tulles vasakpööre Osula suunas, Tartu poolt Raiste poole, nad on oma vahel nihkes, aga valele poole. Ehk ta tegelikult varjabki täiesti ära selle, kes sealt Võru poolt Tartu poole siis sõidab. Et seal ei olegi reaalselt näha. Pluss teine asi, mida olen ise selle sama ristmiku peal kogenud, tulles Haagisega Tartu poolt ja vasakule Raiste poole pöörates, siis autojuhid kahjuks tegelevad väga palju mitte juhtimise, vaid millegi muuga. Ja selle tõttu oleks tagant selga sõidetud, et vaatasin, et tulebki veoauto tagant selga, lõin gaasi põhja ja pöörasin ära, sest vasakpööret tehas see otsetulijate sõidurada jääb ka kinni, et sealt ei mahu lihtsalt mööda veoauto näiteks. Ja nagu öeldi, et Villu Vanega ka rääkisin, küsisin, et kuna ümber teete, ta ütles, et raha on otsas, et see sai päris hea ristmik tegelikult. Ja, ei no selge on see, et kui värskelt on raha kulutatud, siis niipea uut raha sinna peale ei saa, kui just nüüd liikluskindlustusfond ei hakka sinna raha kuidagi eraldama, mida on juhtunud paari ristmiku puhul või siis kui siin ikkagi väga fataalseks asi kisub. Okei, aga tänud selle sisendi eest, et tõepoolest, mis siin on näha, lisaks sellele keskmisele ohutussaarele on siin tehtud ka täiendav ohutussaar ja siin on siis eraldatud parempööre ja on üks teada selline probleem ristmikel, kanaliseeritud ristmikel, et kui on eraldi parempöörderada ja meil on olnud väga raskeid avariisid just põhimaanteedel selliste olukordadega, siis see nii-öelda parempööret sooritav sõiduk jällegi varjab nähtavust ja toimuvad siis ettesõidud kõrvalteelt siis otse liikujale. Ja selleks, et seda vältida ja nähtavust parandada, siis tehaksegi selliseid eraldatud parempöördeid, mis on ilmselt selle lahenduse puhul üks positiivne asi. Aga jah, et seda ilmselt ei ole osatud siis analüüsida või näha seda tagajärge, et mis tekkis selle vasakpöörde ja parempöörde ühele rajale liitmisega, mis tõttu siis see vasakpööraja siin teatud juhtudel ei näe otsetulijat jällegi selle teiselt poolt tuleva vasakpööraja tagant, et see ei ole väga tavaline lahendus ja ilmselt siis polnud piisavalt kogemust sellise olukorra kohta. Aga nagu Ain siin kommenteeris chatis, et projekteerimisnormide järgi uut 4-külgset ristmikku tegelikult maanteedele planeerida üldse ei tohiks, kuna 4-külgne selline samatõenäoline ristmik on üldse kõige konfliktsem ristmik ja suure avariiriskiga. Nüüd üks asi võib-olla, mida peab siin kommenteerima see, et miks siin üldse oli ilmselt vaja seda muudatust teha, oli jalakäijatele ohutuse parandamine. Ja noh, seda võib ka nii-öelda kriitiliselt siin vaadata, et kui siin on bussipeatus ja siin on nüüd mingisugune teerada, et kuidas siit üle saab ja siis kuidas jalakäijatel on ikkagi suhteliselt suured nagu haagid tehtud liikumiseks, siis tundub, et midagi on nagu tahetud teha, aga päris nii-öelda jalakäija soovi joonte järgi see ei ole tehtud ja kuivõrd siin vist kiiruspiirang on jätkuvalt 90, mida põhimaanteel püütakse kõige hinnaga nii-öelda hoida, siis ka jalakäijal on jätkuvalt siin ohtlik. Et ei taheta täna meil ikkagi sellistes kohtades teha ringristmikke ega ka siis suundasid või ristmikuvarusid nihutada. Aga Ainil on käsi püsti ka, et ole hea. Ega ma muud ei tahtnudki lisada, et mina pean seda parempöörde eraldamist ka üheks vähestest väga õnnestunud asjadest uues projekteerimisnormis ja viitan selle juures kunagisele Järvevana veerenni ristmiku probleemile, mille sarnase teemaga on ära lahendatud, aga jah, üllatav on tõesti, et seda vasakpöörde varjamist siin ei märgatud. Ja Tõnisel käsi püsti.
Ja lisaks sellele samale vasakpöördele, mis tekitab ohtlikke olukordi, on see Osula poolt tulles ja Võru poole parempööret tehes. Varem oli seal, kui nüüd õigesti meeles, on bussitasku, mida sai kasutada nii-öelda natukene kiirendusrajana, aga praegu on see täielikult ära lõigatud. Ja kui sa sealt Osula poolt tuled, vaatad suur lai tee, tegelikult sa ju eeldad, et seal on kiirendusrada, mida ka ei ole ja kus on ka need ettesõitusid olnud, aga sellel suunal vist avariisid minu arust ei ole veel olnud. Vist. Ja ma täiendan natukene sellele samale kiirendusraja teemale, tähendab, maanteeametnikud on sellisele lahendusele, et bussipeatuse kaudu kiirendusrada teha olnud suhteliselt vastu, aga mina olen näinud nagu sellele ainsa põhjenduse, et miks mitte bussipeatuse kaudu kiirendust teha, siis kui neid busse on seal peatuses väga palju. Täpselt sama küsimus on, kui Pirita teel Maarjamäe poolt ülevalt alla tuled ja tahad kesklinna poole tagasi tulla. Seal ka kasutati seda bussipeatust, pikka bussipeatuse taskut kiirendusrajana, aga jah, sellest ma saan nagu ainult siis aru, kui neid busse on palju, aga siin ei usu ma, et busside arv võiks seda kiirendusrajana kasutamist segada. Ja, busse on siin kuskil, ma arvan, 6-8 tükki päevas, kes seal peatuse teevad, et see ei tohiks takistada, jah. Ja noh, jälle jalakäija seisukohalt, eks need taskud on ka viidud päris kaugele jälle ristmikust. See on ka selline võib-olla natuke kontraproduktiivne, et kui seda bussi kasutajat mõelda, et ega kui bussi kasutaja nii-öelda vaates tehakse asjad kehvasti, siis ka bussi kasutajaid jääb vähemaks ja sedasi kaob ka see teenus lõpuks ära, nii et Roland pani chati Soome normides sellise tüüpilise neljakülgse ristmiku skeemi. Et jah, üldiselt püütakse ikkagi vasakpöörde rajad eraldi teha ja vähem nii-öelda parempööret eraldada, aga ka Soomes on nüüd see parempöörde kiiluga eraldamine normides olemas või juhendites, et. Ja, selles samas, mis oli kunagi Transpordiamet, ma ei mäleta, kas ta tõlkis, aga olemas ta oli viide 2001 või 2002. Nüüd tuli 2024 uus välja ja seal on jah, see parempööre on ka juba kõrvale viidud. Siukse väikse kiiluga samamoodi nagu meie normi on ta sisse tekkinud. Aga noh, põhimõtteliselt on ta see sama lahendus praegu üsna sarnane sellele Soome variandile, selle erinevusega, et jah, et siin see punase noolega näidatud vasakpööre ei ole eraldi rajaga, vaid läbiva raja peal, aga selle soomlaste variandi puhul on ikkagi ka jääb see nähtavuse probleem alles. Okei, aga probleemid oleme läbi arutanud, mis oleks olnud alternatiivsed ohutud lahendused. Omalt poolt see ringristmik, vähendatud kiirus, kui selline lahendus vastu võeti nagu praegu on, et siis kas või 70 peale tuua, muudaks selle asja oluliselt paremaks. Ja ringristmik oleks kindlasti juba konfliktsuse mõttes palju parem ja ringi juures saaks ka kiirused alla tuua, mis ka jalakäija jaoks oleks parem. Tõsi on see, et põhimaanteedel väga meelsasti Transpordiamet neid ei taha kasutada. Vähemalt sellise nii-öelda pikaajalise lahendusena, et pigem siis võib-olla mingi ajutise lahendusena, kui on teada, et tuleb mingi kapitaalsem projekt peale. Aga paneme ringristmiku kõrva taha, mis veel? Nihutatud harud on üks, mis on meil ka normis soovitusena, et neljakülgset mitte teha, et pigem harud nihutada.
et tekiks 2 kolmekülgset, summaarselt on ikkagi konfliktsus väiksem ja ka jalakäijatele oleks tee ületamine selles mõttes lihtsam, et see teeületusteekond oleks lühem ja võimaldaks ka näiteks bussipeatusi võib-olla paremini korraldada. Lisaks veel see, et jalakäija puhul sa pead jälgima ainult ühte haru siin, kui sa üle hakkad minema, sulle võivad tulla mitmelt poolt. Ja üks lahendus, mida veel võib mõelda, mida meil Eestis ammu ei ole küll tehtud, aga mida võib näha veel mõnel neljarajalisel nii-öelda vaese mehe kiirteelõigul, näiteks Narva maanteel on meil on see ristmik, mis läheb Kolga Loksa näiteks tagasipöördega. ehk siis on eraldusriba meil põhitee peal. Kas ma saan siit mingi... Vasak lahendatud tagasipöördega. Ja, et meil on nii-öelda eraldusriba ja siis pigem tagasipöördepaunaga, aga selline asi siis pigem sobib ka, et kui on hästi suur otseliiklus ja see nii-öelda pöördeliiklus on väiksem, et ja sellel on ka omad riskid, sest ega see tagasipööre, eriti kui näiteks on veokiliiklus, mis pöörab, siis see tagasipööre võib võtta omajagu aega ja kehvema nähtavusega, suure kiirusega ikkagi nii-öelda kokkupõrkeid võib esineda. Jah, see on õige, sellepärast, et probleem on ilmselt tõesti selles piiratud nähtavuses Võru poolt tulija suhtes. Nii, kas tuleb veel mõtteid? Seda tüüpi ristmikke meie maanteevõrgul on väga-väga palju ja eks tasapisi tuleks neid kõiki ju parandada, et kuigi igal pool võib-olla polegi nagu avariisid ette näidata või piisavalt rasket avariisid, siis see ei tähenda, et nad ohutud on. Sageli on lihtsalt asi selles, et hetkel ei ole seal mingit maakasutust, ei ole võib-olla seda pöördeliiklust või ka risti ülesõitu. Üks avarii oli siin sügisel Viljandimaal ühel ristmikul, kus rekka sõitis vist lätlaste sõiduauto nii-öelda teelt välja, 2 hukkunut. Seal ei olnud üldse midagi märkimisväärset varem, aga ühel hetkel see pidi juhtuma. Et tõestada, et tegemist on ohtliku ristmikuga. Kella järgi võime vist sellelt ristmikult järgmise probleemi peale minna. Jah, ma vaatan, Tiit oksib midagi, võib ka sõna võtta, kui on soovi. Siin on nähtavuse osas lisanüanss, et Tartu poolt tulles on nukk, millest üle tulles on üsna üllatav ristmiku olemasolu. Ja piki profiil on asi, mida sellistel vanematel teedel nii-öelda on ja eriti kuppelmaastikul meil ikkagi neid kohti on, kus pigiprofiilis kõverrik varjab nähtavust. Aga lähme järgmise teema juurde ja selleks on Allari poolt tõstatatud, see oli vist sõnastatud nii, et Laagri Saue vaheline Padula võimalik ristmik. 420 ja 184 piirkond, jah. Ma võtsin lahti siin Saue valla geoportaalist siis Sauevere arenduse ja Saue transpordisõlme nii-öelda kaardi, et teemaks on siis see tee siin. Või?
ja see tee jah. ja Padula ristmiku sa mõtlesid See, selle mis jaama on tee otsa või? jaama tee jah. Mhm. Et seal on see olukord on see, kus täna vald on öelnud ühele maaomanikule, et kui sa tahad midagi teha, siis ehita Transpordiameti teele ringristmik. Aga muidugi nagu see teema seal üleüldiselt on laiem, et tegelikult tuleks nagu vaadata nüüd kogu seda teed sellest Estera arendusest kuni Juuliku Tabasalu ühendusteeni. Et see olemasolev ringristmik täna on selline küsitav ja nüüd selle väga nagu huvitav oleks teada, mida siis see hange, mis korraldati välja pakub, et mis selle ristmikuga saab, et täna on kõik suured arendused justkui pääsenud selle ristmiku uuest lahendusest, aga samas täna on selline olukord, kus teised arendajad, kes seal ümberringi on, nendele nagu keegi midagi teha ei luba, öeldakse, et tuleb midagi ära lahendada, aga ära lahendada saab sellisel viisil, et see ristmik on vaja ridasandiliseks ehitada. Aga riigil raha selleks ei ole, neil ei ole ka plaani, mis saab üldse sellest teelõigust siis kuni raudtee, ütleme Topi ringristmikust kuni instituudi ringristmikuni. Et siuke omapärane huvitav seis ja arutelu kohta on see, et milline see 184 üldse olla võiks ja see ristmik. Ja see on üks paras probleemide pundar siin, sest arendussurve on suur. Siin on näha täna Silma tehnopark. Kõik asi algas pihta siit Maximarketist, mis alguses tehti mahasõiduga ja fooriga veel Pärnu maanteelt, mida tänaseks enam ei ole tänu Topisõlmele ja Koguja-teedele. Aga siis on meil siin see niinimetatud Gate Tallinn, kus on näha, kuidas karbid kerkivad ja nüüd on siis Saue linna uue keskuse planeering töös. Räägitakse 5 kuni 7 000 elanikust siia ja mingit nii-öelda väikest viisi ärifunktsiooni ka kuskile siia. Et väga palju toimib ja ma saan aru, et ka siin on siis arendushuvi selle veel nii-öelda pooleldi metsa, pooleldi põllutüki peal. Et jah, ma lugesin tegelikult seda värskelt välja kuulutatud hanke tehnilisi tingimusi ja seal oli öeldud, et soovitakse siis uuendada seda Juuliku Tabasalu projekti nii-öelda lahendust eskiisi tasandil, aga selle ristmiku kohta oli öeldud, et seda ainult natukene mudida, et põhimõtteliselt see, mis on 2005. aasta Tehnokeskuse töös esitatud, et sellega nagu siin enam-vähem arvestada. Et rohkem oli vist probleem, et kuna ei ole siia väga head lahendust ja on näha nüüd uued arendused, mis siin ärimaad jällegi väljaspool seda Juuliku Tabasalu teed kui Tallinna ringteed nii-öelda tekitavad jälle uusi probleeme, et ühistranspordiga on siin kehvasti, kuigi raudtee on ju olemas, aga ütleme nendele nii-öelda ärimaadele siin ligipääs on ikkagi suhteliselt kehva. Kindlasti Pärnu maantee ise on takistus. Täna on tunnel olemas siin jalakäijatele Maxiku ja siis TFTS-i vahel, aga näiteks selle Topisõlme silla peal ei ole jalakäijatele ülepääsu
Samas ma olen isegi näinud siin jalakäijad kõndimas, kes on ilmselt kusagile siia uutesse arendustesse liikunud, kus nad tulid ja miks nad seal olid, ma ei tea, aga kui maakasutus tekib, siis tahavad inimesed ka sinna kohale jõuda, nii et probleeme on siin palju, et selles suhtes on arusaadav, et Transpordiamet ehk tahab nüüd kuidagi mingisugust pilti uuendada ja kujundada ja siis võib-olla sellest anda nagu suuniseid ka kohalike omavalitsustele ja arendajatele, et aga jah, ma ei tea, kui teema algus oli, et siia ringristmik, siis ma arvan, et kui siin on arendussoov ja siia tekiks mingisugust maakasutust, siis ega see ringristmik ju halb ei ole. Ma saan aru, et Allar, sul oli teine küsimus see, et kes maksab, et noh, ütleme selles foorumis väga seda teemat ei arutaks, et pigem keskenduks nii-öelda ohutuse küsimustele, et noh, tegelikult seaduses on kirjas üks paragrahv natuke annab vihjed selle kohta. Ei, see tasumise teema ei ole siin jah, teema. Pigem nüüd selle koha peal ristmik, kas see on mõistlik, mõeldes sellele, et on see Hämariku tee, siis arvestades seda, et seal tegelikult selle põllu peal on 2 arendajat. Üks tahab sinna, kus sul kursor on, teha kortermaju. Ja siis edasi see tee teeb selle jõnksu, millest on räägitud, seal on üks sild, et see küsimus seal on, et kes ja kuidas seda nagu ütlema peaks, et mida seal nagu teha? No minu mõte on praegu see, et kuna seal on nii-öelda põhja pool sellel teelõigul juba 2 sellist olulist ristmikku olemas, siis oleks mõistlikum ringi kavandada selliselt, et selle ringi 4. ots on juba ühes olemasolevas ristmikus. Ehk siis sellele, ükskõik kas sellele siin või teisele vahet ei ole, aga juhul, kui nüüd suhteliselt lähedale sellele olemasolevale 3-külgsele tuleb ring juurde, siis me saame sealt nagu pigem segaduse. Et jah, selles mõttes, et 4-külgset nii-öelda tavaristmikut pigem ei peaks planeerima, aga ringristmik oleks ju okei, arvestades seda, et see on nagu kõrvalmaantee, mis tegelikult võiks olla kohalik nii-öelda põhitänav või mingi selline jaotustänava funktsioon sisuliselt. Tähendab, siin on lihtsalt see risk, et siit me tekitame niimoodi analoogse olukorra Keila kaskaadile tegelikult, kus on ringid järjest, et on jah, mõeldav, et kõik on ringid korraga, aga ma ei kombineeriks neid sedasi. Sest igal juhul tuleb nüüd Saue keskuse poole pealt liiklust nii palju juurde selle planeeringuga, et mingid muud lahendused siin ilmselt ei toimi ja see Juuliku Tabasalu peale väljatoomine ring absoluutselt kindlalt ei toimi enam. Et siit me läheme koormusega juba nii üle. No jah, selle Saueveere planeeringul on tehtud liiklusuuring, prognoosid ja modelleeritud. Eks seal natukene musta kasti efekti on ja selliseid huvitavaid numbreid seal stsenaariumitest tuli küll välja, kus oli paar stsenaariumit sellised, kus vägisi siis muudeti modaaljaotust ilma sisulise lahenduseta, aga lihtsalt vägisi, kuna liikuvuse transpordi arengukava näeb ette, et meil tulevikus on lihtsalt vähem autosid liikluses ja siis juhtus jah seal stsenaariumis niimoodi, et sellele Juuliku Tabasalu teele tuli vähem autoliiklust, kui seal täna on. Samal ajal lisandus siit ikka mitu head 100 nii-öelda sõidukit juurde,
Kuskil siin oli mudelis mutiauk, kuhu siis sõidukid ära kadusid. Aga jah, pigem ootaks nagu planeerimise lahendust, mis soodustaks siis nii-öelda seda raudtee ärakasutamist ja vähem nii-öelda autost sõltumist tekitaks. Täna nagu jah, seda hästi näha ei ole. Nii, aga Allar, kas sa said oma küsimusele mingit vastust või? Ja ei, sain, absoluutselt sain ja aitäh ja kindlasti see teema tuleb päevakorda või noh, see on päevakorras, Transpordiametiga mingi suhtlemine käib ja eks ma hoian kursis ja kindlasti küsin nõu, et see lahendus seal mingisugune absurdum ei tuleks. Jah, siin on vaja arendajate, omavalitsuse ja Transpordiameti koostööd, et paras sõlm on ja selge on see, et autosid tuleb siia juurde, et päris nii-öelda autovabalt seda teha ei anna. Üldplaneeringu järgi on need arendusmaad, et ega seda nii-öelda džinni purki tagasi enam ei pane. Aga kindlasti nii-öelda suures pildis on siin võimalusi asju terviklikult nii lahendada, et rohkem sellest rongist, raudteest kasu lõigata. Aga loeme selle teema ka ammendatuks. Meil on 25 minutit veel aega. Kas keegi tahab veel tõstatada mingit teemat? On mingit mõtet, värsket uudist? Kui ei ole, käsi ei tõuse, siis läheks... Ma võib-olla natukene prooviksin, ehk siis tänastes uudistes pakuti välja taksopargi ringi taastamist ringina, aga mul tekkis hoopis teine küsimus, kui me tõepoolest selle Koplisse topime Pärnu jagu inimesi, et kas on realistlik, et see seltskond hakkabki nüüd sealt tagant trammiga linnas käima, et ei tule Sõlesse autosid juurde? Sa nüüd räägid Kopli trammist? Jah, ma räägin Kopli trammist selles mõttes, et kui tramm tuuakse Koplist täpsemalt siis sinna Stromkani välja, sealt standardi vahelt, eks ole, siis kas see üldse päästab midagi, et kui Kopli piirkonda tuleb 40 000 inimest juurde, siis kui me nüüd Sõlest tuleme edasi taksopargi peale, me tahame trammi panna Liivalaiasse, kuhu see seltskond läheb? Kas ainukene võimalus on Emexisse? Ma ei tea, kas keegi oskab vastata, aga ma arvan, et ütleme niimoodi liikuvuse mõttes Tallinnas on palju huvitavaid küsimusi üleval, mis puudutab nii trammiteede kavandamist kui üldse. Aga prooviksin keskenduda ohutuse teemadele, et kuidas see ohutust võiks mõjutada kusagil siin selles piirkonnas, sest ega inimesed, nagu me teame, igal asjal on vastuseisu, aga vist rohkem see vastuseis oli, et on müra, trammid kolisevad aga vist oli ka see, et lasteteed lõigatakse ohtliku trammiga läbi, mis on ka võib-olla huvitav väide.
Ain, kas sa täpsustaks, kus need 40 000 inimest pidid tulema siia? Tähendab tahapoole sinna Paljassaare suunda. See osa, mis on praegu veel arendamata ja siin oli probleeme, on praegu üleval sellega, et üks arendaja mingisuguse järve täis pannud, et selleks, et seda täis arendada, ja nüüd linn ärkas ja ütleb, et sa pead selle järve uuesti tühjaks tegema ja teeme sinna hoopis linnukaitseala. No, Paljassaare hoiuala siin on, aga kui siia Paljassaare poolde tuleb 40 000 inimest, siis ka jah, sellele vastus on, et ega see tramm siin midagi ei muuda, jah. Ja siin on ju tramm olemas täna. Sitsimäel on trammi peatus, et sealt Sitsimäelt peaks alla Paljassaarde keerama siis tramm. Just. Sinna on ju lihtne uus liin tekitada või haruliin. No, siin on ka ju raudteeharud veel isegi kaardi peal näha, kui palju neid lõpuks siia järgi jääb kasutusse tulevikus. Ma hästi ei usu, et üldse raudteed jääb. No on ju mõte olnud ka, et hoopiski raudtee nii-öelda elektriraudteeliin siia tekitada. Kuigi jah, rongist trammi tegemine on ikkagi natuke küsitava väärtusega. Okei, aga ma saan aru, et sul on tegelikult taskus see kestlik teema laiemalt, et sa tahaks täna pigem sinna minna. On küll, aga see, mis sa tõstatasid, et siia taksopargi ristmikule ringristmik, see tundub ju ohutuse mõttes huvitav, sest eks täna see ristmik on, ütleme, selline jalakäija ratturi vaates ikkagi päris kohutav ja ega siin ka nii-öelda sõidukijuhtidel väga mõnus ei ole, et kui kas või mõelda siin need põimumisalad ja siin see pidev nii-öelda naabri surumine nii-öelda, et saada Paldiski maanteele, et ei ole ta kellegi sõbralik, et kindlasti tasuks kaaluda, aga jah, suures pildis on jälle see, et kui tahetakse ikkagi inimesi trammi saada, siis peaks vaatama neid asju komplekssena. Okei, aga läheks siis selle viimase teema juurde, mis sai Facebookis välja hõigatud, ehk siis kestliku ohutuse printsiibid. Ja kasutan siin meie seda kodulehekülge ära, et loodetavasti kõik kuulajad on lehega juba tuttavad, aga siis natukene nii-öelda käiks üle. Ja mis on need printsiibid? Ja see artikkel on algselt siin kirjutatud nüüd juba peaaegu 10 aastat tagasi ja siis Hollandi liiklusohutuse instituudi Hollandi liiklusohutusstrateegia põhjal. Ja nemad on neid printsiipe nii-öelda arendanud ja täiendanud pidevalt juba 80-ndatest ja võib-olla varemgi. Ja need on tasapisi nii-öelda täiendatud ja seda nii-öelda filosoofiat, aga sellised baasasjad on ikkagi püsinud. Ja üks esimene printsiip, mis siis on hollandlaste kestliku ohutuse printsiip, on teede funktsionaalsus. Ja see ei ole ka lihtsalt tee funktsionaalsus, vaid täna võiks sellest rääkida ka pigem kui liikluse või liikuvuse funktsionaalsusest, et võib-olla natuke vale mõte on siin, kui mõeldakse ainult autosid, et tegelikult räägime ikkagi inimeste liikumisest erineval viisil ja erineval eesmärgil. Ja need 3 funktsiooni, mida siis kestlik ohutus ette näeb, on flow ehk voog ja
teises otsas juurdepääs ehk me igaüks, meil on nii-öelda ankrupunkt, kodu kusagil ja sealt kodust me hommikul väljume kasutades juurdepääsu. Ehk igal nii-öelda ja meil on see isegi seaduses kirjas, et igal kinnistul, igal nii-öelda maatükil peab olema juurdepääs. Aga nende juurdepääsudest nii-öelda väikestest siis ühikutest, väikestest numbritest saab suur kogus ja tekib voog. Et need, kui me kõik hommikul väljume, siis satume me kuskil ristmikul kokku või tee peal või bussis või rongis ja sõidame kõik siis rõõmsasti ühes suunas. Et siis me oleme osa voost, aga nüüd mõte ongi selles, et voog ja juurdepääs ei sobi omavahel kokku. Et väga lihtne on sellest aru saada, et kui teil on kodutänav, siis ilmselt teile ei meeldi see, kui sealt sõidab 100-ga läbi Tartu maantee moodi selline liiklus, rekkad ja kõik muud või siis, et päris nii-öelda raudtee ääres ka ei tahaks elada, kus rongid kolinal mööda panevad, nii edasi. Et pigem võiks need asjad olla lahutatud ja samamoodi, vist me ei kipu ka minema nii-öelda endale kodu rajama suure maantee äärde või suure magistraal tänava äärde või siis ka otse raudtee äärde või mis iganes. Et niimoodi inimlikus plaanis on nagu suhteliselt hästi arusaadav, aga praktikas millegipärast meil on nii-öelda konflikt, et meil kipuvad need asjad olema pigem segamini ja häda selles, et sellised linnad või linnaosad, mis on nagu vanemad linnaosad, mida on planeeritud enne, kui tekkisid üldse võimalused nii-öelda kaugemale liikuda, tekkis isegi jalgratas või rääkimata siis autodest või trammidest, siis need tänavavõrgud on sellised, et on väga ühetaolised ja ei olegi sellist hierarhiat. Nüüd hilisemal ajal tegelikult on meil sellist hierarhiat planeeritud küll, aga on tolereeritud nii-öelda sellist segafunktsiooni, et meil on siin nii-öelda juurdepääsul võib ikka natukene olla ka sellist läbivat liiklust ja et kui meil on selline voog, et siis seal võiks olla natuke ka juurdepääsu. Nüüd selle hollandlaste ohutusprintsiibi järgi on väga selge erisus, et näete, et enam ei tolereerita sellist nii-öelda voo ja juurdepääsu omavahel miksimist. Et on selge, et see nagu on ohtlik ja need tuleb nagu eristada. Aga juurdepääsu ja sellise nii-öelda voo vahel võib olla selline nii-öelda kogujatee või jaotustee. See on jälle, et kus poolt vaadata, et hommikul me kogume liiklust ja õhtul jaotame või siis vastupidi, et Äritänaval me hommikul jaotame ja õhtul kogume. Et sõltuvad siis sellest maakasutuse kontekstist või funktsioonist, kas on, aga sisuliselt on jah sama asi. Et siis jah, hästi oluline on, et need funktsioonid ja siis ka oleks lahutatud teedevõrgus, et me ei käsitle kõiki teid ühesugusena. Ja see printsiip siis ei ole mitte ainult tee planeerimise osa, vaid üldse kogu liikuvuse nagu planeerimise selline esmane ja ilmselt kõige tähtsam printsiip. Ja ma tean, neid diskussioone on päris palju olnud meil siin ka arhitektidega ja erinevates seltskondades, et aga kuidas sa ikkagi sellist asja teed, et kuidas see võimalik on ja eriti nii-öelda olemasolevas keskkonnas. Ja tõepoolest, alati ei ole võimalik, et me hakkame nüüd lahutama, et lammutame majad ära, eks ole, mingi tänava äärest ja ütleme, et see nüüd on Voo tänav ja paneme siia ainult bussid sõitma või trammid ja suure hooga. Või siis vastupidi,
mingi tänava jätame ainult siis juurdepääsuks ja sealt läbi sõita justkui nagu ei saa, ei või. Et jah, uue tänava ja teede võrgu puhul on võimalik seda teha ja absoluutselt tuleks teha. Ja see peab olema väga selge nagu printsiip. Aga olemasolevas keskkonnas, mis on lahendus, on see, et meil on teised printsiibid, mille juurde kohe tuleme. Aga seda nii-öelda funktsioonilahutust on siiski ka võimalik teha. Ja üks näide täna on võib-olla Liivalaia tänav, kuhu planeeritakse trammi. Ja see tramm on tegelikult see voolahendus seal ja kui see tramm planeerida sinna nii-öelda eraldi koridorina, siis võibki tekkida selline olukord, kus me püüame siis inimestele pakkuda sellist voolahendust ja samal ajal kõrvale tekitada ka sellise võib-olla jaotustänava, ilmselt mitte päris juurdepääsu, aga selle muu liikluse jaoks siis ütleme jalgratturitele ja autojuhtidele, kes selles piirkonnas peavad toimetama, et siis ikkagi on võimalik seal liigelda. Et see on nagu üks selline võimalus selles samas tänavaruumis nii-öelda voog ja juurdepääs lahutada. Aga kui ka see ei ole alati võimalik ei lühi ega kaugemas perspektiivis, siis ongi meil need teised printsiibid. Siin on kiiruse, massi, liikumise homogeensus, ettearvatavus, järeleandlikkus, teadlikkus, teadvus. Need on nüüd veel need vanemad printsiibid, aga uuemas Hollandi strateegias on need natukene ümber kirjutatud. Ja siin on tegelikult tekitatud nendest väikene selline kombinatsioon, ehk siis tegelikult meil on selline kriteerium nagu või printsiip on biomehaanika. Ehk me peame disainima keskkonna kõige nõrgemast liiklejast lähtuvalt ja sellest nii-öelda olukorrast, mis seal on. Ehk siis me peame selle kiirusrežiimi sellisena kujundama lähtuvalt nendest kasutajatest ja nii edasi. See oli ühes blogipostituses, äkki ma leian. Kas nii leiab? Ühikuga. Ja, et siin on nüüd lahti räägitud see uuem süsteem, kus on vanad printsiibid ja uued printsiibid. Ja siin on ka näha, et see teede funktsionaalsus on endisel kujul, aga nüüd uus printsiip on biomehaanika. Ehk siis me peame tagama selle, et keskkonnas tegelikult ei ole fataalset ohtu. Ja peame lähtuma nõrgimast liiklejast, see tähendab, et kui meil on lapsed või vanurid, kes seal liiklevad, siis nende nii-öelda võimalused teed ületada, sõiduteed ületada, vajalikus suunas liikuda, et seal ei ole võimalik suurel kiirusel neile otsa sõita. Ain okkab. Ma tahtsin natukene vaielda. Ehk siis mu küsimus on tegelikult see, et kui me oleme kunagi planeerinud tänavate funktsionaalse jaotuse ja antud juhul ka Liivalaial on oma magistraali funktsioon. Ta ühendab linnaosasid ja nüüd on küsimus selles, et kui me tahame seda funktsiooni muuta, ehk et me tahame, et see Liivalaia tänav kui selline teenindaks rohkem seda kohalikku nii-öelda liiklejat, mitte transiiti. Kas me peame sel juhul selle transiidi jaoks antud linnaosa suhtes leidma uue kanali või me võime sellest lihtsalt trammiga üle sõita? Ja küsimus, kui meil on ohutus on prioriteet kõige olulisem, siis funktsioon ei pruugi ju muutuda, aga me peame ikkagi tagama selle, et me ei sõida inimestest üle. Et keegi ei saa viga raskelt ja surma.
Ehk selles mõttes sõltumata sellest funktsioonist, ega funktsioon ei ütle seda, et seal peab sõitma mingi kindla kiirusega. Seda küll, aga kui ma selle ristlõike jaotan ringi niimoodi, et selle transiidi jaoks ei jäägi enam ruumi, siis tekib küsimus, kas seda funktsiooni on veel võimalik täita? Funktsioon, kui see tramm on see funktsioon, siis ju tramm seda täidab. Ja tramm võtab mul kõik need teised liiklejad ka kaasa, nii nagu Rail Baltica võtab sõiduautot kaasa. Jaa, see on omaette teema, et kas Tartu maantee ja Pärnu maantee vahelises lõigus Liivalaia tramm reaalselt tegelikult pakub alternatiivi, kas on võimalik siis saada inimeste autodest sinna trammi või on ikkagi kuskil mujal see lahendus. Jah, selles suhtes on see põhjendatud õige küsimus, aga kui me võtame nüüd ohutuse seisukohalt, siis tegelikult on oluline, et seal Liivalaia tänaval, võib-olla täna võttes see biomehaanika printsiip, siis tuleks tegeleda ikkagi seal nõrgimast liiklejast lähtuva ohutuse parandamisega. Aga kas tänava funktsiooni muuta on järgmine teema, siis see ilmselt on siuke planeeringuline teema ja suures pildis tõepoolest, et kas saab muuta selle tänase üldplaneeringu definitsiooni järgi on ta magistraal, kas see magistraalgi on hea mõiste, aga sisuliselt siis ohutusprintsiibi järgi on ta funktsiooni järgi voogu teenindav, et me sellest tekitaksime nüüd kas jaotustänava või hoopis juurdepääsu. Või et me tekitame sinna eraldi koridorid voole ja juurdepääsule või jaotustänavale. Et jah, see on keeruline küsimus. See ei ole nii lihtne nagu linnapeade tasandil käib diskussioon, et üksteise võidu kinnitatakse, et jah, tuleb 4 sõidurada. Ilmselt on see ülesanne palju keerulisem kui öelda, et 4 sõidurada peab olema. No kui ma maailma analooge otsin, siis tuuakse analoogiks kas variant, et nendele jalakäijatele on metroo olemas või autod viiakse tunnelisse. Siin ei räägita praegu ei ühte ega teist. Jah, selles mõttes jah, et kui me räägime sellest teede funktsionaalsuse printsiibist ja sellises olemasolevas keskkonnas, kus on funktsioonid segamini ja selgelt ohtlik ja keegi ei ole rahul, on müra ja nii edasi, siis selle funktsioonide lahutamiseks ongi põhimõtteliselt võimalused voog tõsta kas vasakule või paremale, on ta siis tramm või rapid transport või mingi kiirtee või lihtsalt mingi eraldi tee või siis ülesse või alla. Ehk 4 suunda põhimõtteliselt. Aga kuidas on need funktsioonid segamini läinud? Kas see on meie geniaalse planeerimise tulemus või see on planeerimatus? See on selles mõttes planeerimatus, et alguses nagu ütlesin, eriti sellistes vanemates linnaosades ka tänavavõrk on ju kuidagi kujunenud ajalooliselt ja üle 100 aasta tagasi nagu sellist, kui auto oli uus asi ja neid praktiliselt ei olnud ja trammi vedas ka veel hobune mingi aeg, eks ole, siis see pilt oli hoopis teistsugune. Aga nüüd, kus on neid võimalusi liikumiseks niivõrd palju erinevaid, kiirused on teised ja see virvarr on nii segane, siis nüüd täna tuleks nagu ikkagi selliselt printsipiaalselt nagu mõelda. Aga Roland on siin kommenteerinud, et käsi ka püsti, et ole hea. Ja ma tahtsin nii palju lisada, et sellesama Hollandi põhimõtte järgi neil linnas sees ju voogu polegi. Magistraale läbi linna ei lähe, et kas lähevad linna kõrvalt või kuskilt eemalt, aga sellist asja, et sa saad seal 130-ga ja takistusteta läbi linna lennata, neil ei ole olemas, autoliikluse mõistes vähemalt.
Jah, neil on selles mõttes väga palju, ütleme, linnu on ikkagi pärast teist maailmasõda üldse ehitatud. Rahvaarv on kõvasti kasvanud ja need on ikkagi väga kompaktselt niimoodi arendatud, et on respekteeritud näiteks maanteekoridore ja ei ehitata nii-öelda maksimarketit nii, et pannakse ristmik põhimaanteele. Et meil aeg saab otsa, aga võib-olla mõni teine kord me võime teha sellise virtuaalse ekskursiooni, et vaadata, kuidas need asjad seal toimivad, aga Raul, mul on nagu mõte, et Lilian on ka ühe huvitava küsimuse ette toonud, et võib-olla vaataks sellega korra läbi. Chati augus. Küsimus on siis, et huvitab see, et kust kohast RAM võtab andmed, et alati igal pool ja igas olukorras on parem lahendus ilma sebrata ülekäik, ehk et alati peab autol olema eesõigus, sõltumata sellest, kas auto maantee läbi asulaid või isegi siis, kui sinna saared ehitatakse liiklusraudtees, kui kiirus on piiratud 50-ga, kus selline. See pigem on seotud sellega, et kas tegemist on asula režiimiga või asula välise režiimiga nii-öelda liiklusseaduse mõistes. Ja see, ma ei oska ka vastata, et kus on andmed, aga nii-öelda tagumikutunnetus on küll see siin Alliku külas, et tegelikult jah, see on õige, et maanteel pigem on ülekäigu koht kui ülekäigurada. Ja kui rääkida eesõigusest, siis eesõigus on printsiibis üldse selline väga halb ja vale mõiste, mida liikluses ei tohiks kasutada. Täna paraku liiklusseaduses on teda kasutatud, aga seadus tuleks nagu ümber kirjutada niimoodi, et reeglistikus ei kasutata sõna eesõigus. On ainult kohustused ja peab olema selge, et kellel on tee andmise kohustus ja mitte kellelgi mitte kunagi ei ole eesõigust. Sellist asja ei saa olla, et autojuhil on eesõigus ja kui nüüd inimene satub tee peale, siis tal on ikka jätkuvalt õigus sõita. Et ilmselt sellist asja ei ole. Aga puht jah, sellest vaatevinklist, et kas on asula liiklusrežiim või asula väline, siis sõidukijuhile ühelt poolt vaates on nagu väga suur vahe, reeglid ja nii edasi. Nüüd jah, nende jalakäijate vaates, et kui on tegu lastega ja et kuidas nagu aru saada ja vahet teha, et see on jah probleem. Asula välised pigem tuleks eelistada eritasandi lahendusi, eriti kui on ka kiirused ja liiklussagedused nagu suured, aga need jälle maksavad. Et jah, siin ei ole nagu head vastust, aga Lilian, mis sa arvad, mis sa pakuksid või mis sinu andmed räägivad? Ei, no mina ei tea, kust nad neid andmeid võtavad. Mina ise kaldun ikkagi seda arvama, et see ei ole nii ühene, sellepärast et minul konkreetselt on olnud 2 tööd. Ühes töös oli Poluvere Märjamaa maantee, kus liiklussagedus ei ole väga suur. Kui tehakse asulasse, kus on lasteaed ja kool, tehakse ikkagi see saar ja võetakse kiirus maha, siis tegelikult ei saa aru, et kas siis ei võiks juba seda keskkonda puhtalt täitsa nii. Ja pluss teises töös oli konkreetselt Rosma küla, kus on 2 teekoolist ristmikku ja seal on saared ja seal on täna olid sebrad ja need tuli ära likvideerida, sest Maanteeametil on need ühed ja samad dogmad absoluutselt igal pool ja samamoodi, et seal on kool ja lasteaed. Et mina ei tea, kas see teeb nende laste elu ohutumaks, kui seal ei ole seda sebrat. Et selge on see, et nad sealt täiesti ringi neid maanteid ei juhi nendest kohtadest. Et ideaalseid asju seal ei saa. Mina muidugi räägiks siin natukene kaasa 2 sõna, et ma ütleksin lihtsalt seda, et sebra ei ole sõber ja sebraga tekib illusioon, et see on mul ohutu. Et siin on nagu minu arust põhjus mitte sebrat eelistada, sest et sellega ei teki jalakäijale kindlust, et temal on seal nüüd õigus. Ma saan seletada, et sul sealt riipe maas ei ole, järelikult
järelikult sa vaata ikka autosid ka, ei lähe niisama pimedalt üle. No ka sõbra peaksid sa justkui nagu vaatama, aga jah, sa ei saa eeldada, et autojuht sulle nii-öelda teed annab, et jah. Aga Tõnisel on käsi püsti. Ja selle sama teema kohta, et samamoodi siin Võrumaal ühes asulas Väimelas oli ülekäigurada, koolibuss, üldse bussid peatuvad kõik ühel pool teed, aga elamurajoon ja kõik teisele poole ja see asendati siis hästi kerge sellise, tõsteti natukene seda ülekäigu raja kohta ja muudeti ülekäigu kohaks. Ehk tegelikult samamoodi autojuhid jäävad ikka vanast harjumusest seisma, seal annavad teed, mõni paneb hooga üle, et tegelikult see külvab päris palju segadust, eriti just tegemist on asulaga. Et noh, ma leian ka, et see on selline võib-olla kohati mitte hea lahendus, et me eelistame ülekäigu kohta ülekäigu rajale. Kui on asula režiim, siis ei ole küll nagu mingit minu arust õigustust, et kasutada ülekäigu kohta, aga asula väliselt on ikkagi keerukus ja et pigem on jah see, et maakasutuse planeerimisega peab olema ettevaatlik, et see on asi, mida on ka meil portaalis käsitletud mõned näited, kus on planeeritud maakasutust üle maantee risti ja sealt tekivad need probleemid. Aga Hollandis nii ei tehta ja sellest võib-olla mõni teine kord. Meil on tegelikult aeg täis. Ma tahtsin ühe väikse märkuse praegu, Raul, öelda selle sama buss ühel pool peatub ja teisel pool asustus, siis tehakse lahendus niisugune, et leitakse bussile teisel pool teed tasku, nii et buss käib seal teisel pool teed taskus, ta saab sealt rahva maha ja läheb nüüd edasi oma teed. On ka liivakella lahendus, kus tee tehakse kitsamaks ja kui buss seisab peatuse, siis mitte keegi ei sõida. Ja jalakäijad saavad nii bussi ees kui tagant teed ületada, kuniks buss seisab. Seda meil Eestis ei ole kuskil rakendatud, aga Skandinaavias küllaltki levinud, kui on väiksed liiklussagedused, alevi tee või alevit läbib lõik, siis sellist asja saab teha. Ma ühes kohas olen näinud seda Eestis ka. On Kindluse kooli Rae vallas siis enne parklat või enne kooli, kus on tehtud see kitsamaks aetud, aga sisuliselt on nagu kvartali sees, et ta ei ole riigimaantee ja funktsioonilt võib-olla siis nagu juurdepääsu tee, aga jah, seal tõesti oli siuke asi. Laialt ta ei ole levinud. Jah, aga kuule tänud selle info eest, saime targemaks. Aga ma nüüd ikkagi tõmbaks otsad kokku, sest meie plaaniline tund on täis. Järgmine lohutustund oleks kuu aja pärast. Kas platvorm on sama, ma ei tea, vaatame, kuidas meil läheb, kas leiame midagi paremat, aga ma tänan kõiki osalemast ja käige ikka meie kodulehel, portaalis ja ka siis grupis tõstame teemasid ja arutame edasi. Et suured tänud ja järgmise korrani. Ja, aitäh. Aitäh. Aitäh.